tere! Minult siis saate teistmoodi esitluse. Uurimusteemaks oli siis klassiõpetajate haridustehnoloogilised pädevused, kuid selle uurimuse käigus hakkasin huvi tundma hoopis teise teema vastu, ehk siis kuidas klassiõpetajad oma ainetunde läbi viivad arvutiklassis. Ja uurima ajendas mind siis ikka see uus riiklik õppekava ja see siis näeb ette nii mõndagi. Mida peavad siis suutma õpetada klassiõpetajad oma õpilastele. Ja sinna alla käivad siis ka loovtööde tegemine arvutil, suhtlemine internetis, arvutiprogrammide ja tehniliste seadmete kasutamise oskus. See seab õpetajale ette ikka päris palju uusi vajaminevaid teadmisi ja oskusi. Ja tekkisidki küsimused, et kas klassiõpetajad saavad nende teemade käsitlemisega üldse hakkama. Ja kas nad on teadlikud üldse e-ohutusest või autoriõigustest või tekstitöötlustest, kas oskavad nad fotosid töödelda ja nii edasi ja nii edasi. Küsitluse koostamisel võtsin ma aluseks siis IKT hindamise, pädevuste hindamise eneseanalüüsi, mida ma siis kohandasin vastavalt oma uurimuse eesmärkidele ja kohandasin neid kohe päris parasjagu, sest et mul on väga selgelt endal meeles, kui ma ülikooli sisse astudes pidin ikka kurja vaeva nägema, et endale selgeks teha sõna või sõnapaar ja siis aru saama, mida üldse tahetakse teada, mida ma pean oskama. Ja mõeldes sellele tagasi, kui mitmepäevasele protsessile, et endal üldse ise aru saada sellest, siis ma arvasin, et ma oma klassiõpetajatele sellist koormat peale ei sunni ja teades juba pisut nende tausta ja otsustasin siis, et küsitluse teen päris lihtsa. Küsitlus oli siis üsna lühike ja minule ta andis küll vajaminevaid vastuseid. Tulemusena klassiõpetajaid meil majas 10, kõik osalesid, vanus ja pedagoogiline staaž on ikka suur ja tullakse toime päris paljude asjadega. Aga sooritatakse siis tegevusi ja 9 siis vastajad 10 on siis võimelised siis arvuti abil omale metoodilisi materjale otsima ja leidma ja välja printima ja tööplaanid ja tunnikavad ja sellised. 9 arvab, et ta valmistab ka arvuti abil töölehti. 80 vastajast kasutab tihti arvutit oma ainetunnis. 70 vastajast kasutab erinevaid e-õppekeskkondasid. Klassiõpetajatel valik eriti suur ei ole. Eestikeelsetest on meil miksike, Lemillis saame midagi leida, aga inglise keeles, keeleõppes muidugi on rohkem. 6 õpetajat 10 siis viib oma ainetunde läbi arvutiklassis. Siis sellesse 6 on nimetatud ka need, kes on ühe korra nüüd 2 aasta jooksul seal jala ukse vahelt sisse ikkagi saanud, aga kes kätt südamele pannes on tõotanud, et nad enam kunagi sinna ei lähe. Ja 40 siis on võimelised siis koostama õpilastele iseseisva töö juhendeid arvutil töötamiseks. 40 on päris hea tulemus minu arust.
ja eneseanalüüs, oskan ja mida ei oska. Ja eneseanalüüsi järgi on väga hea võimalus minul kui haridustehnoloogil siis vaadata, milliseid koolitusi ja infotunde saaksin korraldada õpetajatele. Ja ainetunniks arvutiklassis valmistan ma siis ühe teise aine oma õpingu raames ka, et natukene põhjalikumalt siis sellesse olen süvenenud ja selle käigus olen koostanud siis sellise iseseisvalt õppimise materjalid ja sinna ma olen siis sisse pannud eelnevalt vaja minevad tegevused, kuidas tunnikõva koostada, kuidas õpilasele siis arvutiklassis töötamiseks valmistada tööleht või juhend. Kindlasti maininud selles ära ka, et haridustehnoloogiga tuleks nagu koostööd pidada ja milliseid õppekeskkondasid siis hiljem juba saaks valida ja kuidas siis oma nii-öelda materjale hoida, hoiustada. Minu uuringu tulemusena siis sain ma ka omad koolitusvajadused teada, milleks on siis alates seal kõige väiksematest esitluste koostamisest, e-õppematerjalide koostamisest, taheti kindlasti rohkem teada erinevatest interaktiivsetest õpikeskkondadest ja muidugi minu põhirõhk on siis ainetund arvutiklassis ja kui juba sealt edasi minna, siis e-kursuse loomine, Gitblock.org või Edmodo on nagu algklassidele vägagi sobilikud. Minu kursus hakkab välja nägema siis umbes selline ilusate värviliste piltidega ja pisikeste enesekontrolli ülesannetega. Tänan tähelepanu eest, aega läks mul liialt palju. Jään siis ootama teie küsimusi ja kommentaare oma siis blogipostituse alla. Kõike kaunist!